ennemuiste elas ühes valges lossis rüütel, kelle nimi oli Bedvin. Sir Bedvin ratsutas puhast verd valgel hobusel ning tema raudrüü oli alati särav. Iga päev möödusid Sir Bedvini lossist kuningas ja tema tütar. Sel puhul ratsutas Sir Bedvin alati välja ja tervitas neid, hoides oma helkivat mõõka kõrgel õhus. Sir Bedvin oli väga uhke oma hobuse, raudrüü ja lossi üle. Ühel päeval ratsutas Sir Bedvin parajasti oma lossi lähedal asuva järve ääres, kui tema teele sattus kole ja kõverik vanaeit. Eide ninal oli soolatüükad, tema hambad olid puseriti ja seljas oli küür. Kasi minema, ütles Sir Bedvin rangelt, astudes samal ajal ratsuseljast maha. Kas sa siis ei tea, et kuningas sõidab siit varsti mööda? Ta ei taha sinusugust eidekrõnksu näha. Vanaeit polnud aga keegi muu kui nõid. Kuidas sa julged minuga nõnda rääkida? Kisendas ta. Vaatame järele. Kuidas sulle endale meeldiks kole olla? Ta tõstis käed ja pomises vägeva loitsu. Sir Bedvin tundis, et kasvab suuremaks. Tema raudrüü rebenes tükkideks ja pudenes keha ümbert laiali. Ratsu kappas hirmunult minema. Kui Sir Bedvin järveveelt iseenda peegelpilti vaatas, nägi ta, et temast oli saanud sinakas hall üleni karvane troll. Tema käed olid pikad ning sõrmeotstes olid küünised. Tal oli väga suur nina ja pikad kollased hambad ning tema silmad olid suured ja ümmargused nagu supitaldrikud. Muunda mind tagasi, hädaldas Sir Bedvin, ent lilla valgussähvaku järel hakkas nõid haihtuma. Sa ei moodu tagasi enne, kui kena tütarlaps sulle musi annab. Kõkutas ta veel ja kadus siis sootuks. Maruvihane Sir Bedvin kõndis oma lossi juurde tagasi. Vaadake, mis minuga juhtus, kaevas ta oma rüütlitele. Kui rüütlit teda nägid, hüüdsid nad kui ühest suust. Lööge troll maha ja tormasid tema poole. Sir Bedvin proovis põgeneda, ent rüütlit said ta kätte. Panid rasketesse ahelatesse ning vedasid lossi vangikongi. Sir Bedvin vaatab pärastpoole, mis sinust saab, ütlesid rüütlit talle. Kui palju ta ka ei üritanud neile nõia needusest rääkida, ei kuulanud teda keegi. Kongis oli Sir Bedvinil väga armetu olemine. 2 rüütlit valvasid teda kogu aeg ning muudest elusolenditest nägi ta ainult hiiri, kes vahetevahel üle kongipõranda jooksid. Sir Bedvin andis hiirtele toidupalukesi. Vähemalt teie ei karda mind, ütles ta neile. Ei tea, kus Sir Bedvin on, küsis ühel päeval üks vahti pidavatest rüütlitest. Ta sunnib meid lossis aina puhastama ja küürima. Kui teda pole, tunneme end vabalt. Sir Bedvin ohkas. Ta ei olnud arugi saanud, et oli oma rüütlite vastu nii karm. Ühel kuuvalgel ööl ärkas Sir Bedvin selle peale, et keegi koputas õrnalt vastu tema suurt trollinina. See oli üks hiirtest. Loomake osutas puust ukse poole ning Sir Bedvin nägi, et tema tillukesed sõbrad olid ukse hinged läbi närinud. Viimaks ometi pääses ta põgenema. Tänan teid, mu sõbrad, ütles Sir Bedvin vaikselt ning hiilis norskavatest valvuritest mööda ja lossist välja. Ent elu trollina polnud väljaspool lossi sugugi parem. Keegi ei tahtnud trolliga sõprust pidada. Mõistagi ei tulnud talle lähedale ükski kena tütarlaps, nii et tal polnud lootustki saada seda musi, mis ta tõelise kuju oleks taastanud. Sir Bedvin rändas siin ja seal, kuni jõudis kuningriigist lääne pool asuvale maale, mida valitses kuri keiser. Ühel päeval
sõitis keiser oma meestega üle silla, mille alla Sir Bedwin oli peitu pugenud. ta kuulis pealt, mida mehed omavahel rääkisid. varsti ründame idapoolset kuningriiki, ütles keiser. siis saab kuningloss minu omaks. ma pean sellest oma kuningale teada andma, ahetas Sir Bedwin. ta asus pikale tagasiteele oma kodumaale. jõudis kätte talv ning maad kattis lumevaip. oli külm ja teekond oli raske. keisri sõjavägi marssis vaid päevatee kaugusel tema taga. Sir Bedwin rühkis aga muudkui edasi, kuni nägi enda ees viimaks oma kuninga lossitorne. mul on kuningale tähtsaid uudiseid, ütles ta väravas valvavatele vahtidele. Need aga ei kuulanud teda, vaid peletasid ta oma relvadega minema. Sir Bedwin oli nii vihane, et oleks raevust ärevalt möörgama hakanud, ent siis haudus ta välja plaani. tol samal ööl runis ta pimeduse varjus oma trolliküünte abil lossi kivimüüri mööda üles. ronida tuli kõrgele ja see nõudis pingutust. aga viimaks jõudis Sir Bedwin kõrgema torni aknani ning libistas end sealt sisse. tornis oli kuningas ja kuningatütar, keda valvasid kuninglikud vahid. isand, ütles Sir Bedwin, teie kuningriik on hädaohus. vahid tormasid Sir Bedwini juurde ja tahtsid teda sealsamas tappa, ent tark kuningas peatas nad. kuulame ära, mis sel olendil on meile öelda, ütles kuningas. Sir Bedwin rääkis siis keisri sõjaväest. kuningas saatis piilurid välja ning sai teada, et Sir Bedwin kõneles tõtt. vaenuvägi polnud enam kaugel, ent kuningal oli aega tõsta sild üles vinnata ning oma lossi sissetungijate eest kaitsta. keisri väed piirasid lossi pikka aega, kuid pidid viimaks siiski kaotusega leppima. sa päästsid kuningriigi, ütles kuningas Sir Bedwinile. mida sa vastutasuks soovid? ma ei taha midagi, ütles Sir Bedwin. mulle piisab teadmisest, et kuningriik pole enam hädaohus. kui kuningatütar seda kuulis, oli ta nõnda tänulik, et tõusis kikivarvule ja andis Sir Bedwini suurele trollininale musi. sel samal hetkel tundis Sir Bedwin end taas kahanevat. tema trolliküünised muutusid jälle käteks ning tema nina ja silmad said endiseks. ta oli taas inimene. lossielanikud olid rabatud. Sir Bedwin ja kuningatütar hakkasid teineteist armastama ning abiellusid. aastate pärast sai Sir Bedwinist kuningas ja ta valitses maad targalt. ta ei langetanud enam kunagi kellegi üle otsust tema välimuse järgi ning oli nõidede vastu alati viisakas.